Raadio Elmar. Lapse suu. Kas te teate, kes on ämm? Vaat see ämblik nagu, et ämm on ju, ta kutsutakse ämmiks, aga ämblik võib ka öelda, sest nad on erinevad sõnad ju. Et ämblik on see, kes teeb võrke endale ja öösel töötab ka tema. Ta ei maga üldsegi. Mis poisid ütlevad, kes ämm on? See ei ole ämblik, vaid see on naine. Näiteks mu sõbra ämm näiteks. See nagu näiteks Georg Ükles ämm tüdruk ja meie kohtume kaikki, siis saan mina öelda tema kohta ämm. Ka naine. Milline naine ta on siis? Miks teda ämmaks kutsutakse? Sest tal on selline kuju, kui teda ämmiks kutsutakse. Näiteks kui keegi kohtub tüdrukuga esimest korda, siis ta ütleb näiteks tere ämm. Näiteks kui lähed sa kuskile baari ja kohtud selle tüdrukuga või poisiga, siis ütled, et ämm ja poisi kohta peab ütlema. Ei tea, mis selle poisi kohta peab ütlema. Kas ämmad on toredad või? Jah, mulle meeldivad. Ma ei tea, kes ongi. Kui teie juttu praegu kuulab mõni ämm, siis mis te talle ütleksite? Seda, et miks sa kuulasid meie juttu? Ära järgmine kord tule ja me paneme sulle kirja kah ja siis paneme ühe lõksu ka sulle. Kui see ämm kuulab, siis me räägime ja nagu meie hakkame välja tulema, tema läheb sama kiirusega nagu uks ja on ukse taga. Ja siis meie vaatame ukse taha, mis hääl see on ja siis nägime. Nii võib ka ütelda, et me võime rääkida, kuidas tahame, me alles mõtleme, me oleme ju lapsed, mitte suured inimesed. See, et me pole suured veel, aga me alles saame suureks. Et osad on meil juba 7, osad meil on veel 6. No, nemad pole veel suured, aga see ämm, kes ta kutsutakse ämmiks, siis tema on juba suur. Tema on väiksest peale olnud ämm. Raadio Elmar.